7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Tere! Kas sa oled mõelnud, miks korvpallurid viskavad palli just täpselt nii, nagu nad seda teevad? Täna vaatame, kuidas on seotud füüsika ja korvpall. Täpsemalt, kuidas on seotud mõisted mehaanika ja korvpall. Mehaanikast on teada, et keha liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt, kui talle jõude ei mõju. Miks siis käest korvi poole visatud pall liigub kõvera trajektooriga? Kas talle mõjub siis mõni jõud palli lennu ajal? Tõepoolest, kuigi peale palli lendu laskmist viskaja seda enam mõjutada ei saa, mõjub pallile kogu lennu vältel maa raskusjõud ehk gravitatsioon. Ilma ühegi mõjuva jõuta liiguks pall sirgjooneliselt selles suunas, kuhu ta liikuma pandi. Raskusjõud tõmbab aga palli maapinna suunas. Kui pallile mõjuks ainult raskusjõud, siis oleks palli teekond paraboolikujuline. Parabooli kirjeldab ruutvõrrand, mida teame hästi matemaatikast. Tõsi küll, suvalised konstandid A, B ja C asendatakse palli teekonna kirjeldamiseks konkreetsete liikumist iseloomustavate suurustega, nagu algkiirus, kiirendus ning nurk, mille all palli visatakse. Lisaks mõjub pallile veel õhutakistus, mis muudab parabooli kuju ning pall ei lenda nii kaugele, kui ta lendaks ilma õhutakistuse olemasoluta. Pannes ruutvõrrandisse palliviske kohta käivad suurused, on välja arvutatud, et visata tuleks maapinnaga 52-kraadise nurga all ning sihtida 7 cm rõnga keskpunktist korvilaua poole. Lisaks tuleks pall panna tagurpidi ehk kellaosutile vastassuunas pöörlema 3 pööret sekundis. Selliselt pööreldes kaotab pall rohkem kiirust kokkupõrkel laua või rõngaga. Seega tõenäosus, et pall jääb rõnga lähedale ja kukub korvi, on suurem. Lisaks kindlustab tagurpidi pöörlemine selle, et pall kukub läbi rõnga, kui ta tabab rõnga kohal olevat korvilaua ala. 52-kraadise nurga all visata ning rõnga keskpunktist veidi tahapoole sihtida on võimalik paljude erinevate visketehnikatega. Aga selleks, et panna pall ka tagurpidi pöörlema, on välja mõeldud selline vise, nagu me seda teame. Lisaks eespool mainitud põhjustele on ilmne põhjus muidugi ka see, et vise peab toimuma võimalikult kõrgelt, et vastasel oleks seda võimalikult raske takistada. Mis on kõige olulisem asi hea viske juures? Hea viske juures on kõige olulisem viskeasend ja visketehnika. Kuidas head visketehnikat omandada? Visketehnikat saab omandada suurte harjutuskordadega. Aga millist tehnikat peaks harjutama? Milline näeb välja hea vise? Hea vise peab olema lihtne, mitte raske ja mitte tasakaalust väljas. Et viskeasendist algab kõik ja lõpeb ilusa sooritatud viskega. Veel üks oluline komponent on üles hüppamine viske ajal. Miks seda tehakse? Tartu on taga 17-20. Esimese poole statistika väidab seda, et visketabavus selgelt Kalevi kasuks 53% väljakult, Tartul 38% ja tõenäoliselt sealt see vahe tuleb. Üks õigetest vastustest on muidugi jälle see, et visata kõrgemalt ning suurendada tõenäosust, et kaitsja ei suudaks viset blokeerida. Aga see ei ole ainus põhjus. Palli lennu kaugus sõltub sellest, millise algkiirusega pall käest lendu lastakse. Jalad maas visates tuleb kogu vajalik algkiirus pallile anda ainult oma käte jõuga. Hüppelt visates annab osa algkiirusest hüpe ning kätele jääb vähem jõudu rakendada. Proovige hiljem järele. Visake 3-punktilised hüppelt ja jalad maas. Kumb on kergem? Ilmselt olete märganud veel ühte aspekti hüppelt viske juures. Enne hüpet kõverdatakse põlvi. Intuitiivselt on ilmselge, et kõrgemale hüppamiseks tuleb enne veidi kükki lasta, mitte proovida hüpata sirgete jalgade pealt. Aga miks? Ning kas peaks proovima võimalikult sügavale kükki lasta? Ilmselt ka seda mitte. Aga milles siis asi?
See on seotud tuntud seosega mehaanikas, mis ütleb, et impulss on võrdne jõu ja aja korrutisega. Võrrandi vasakul poolel on mass ja kiirus. Antud juhul näiteks üles hüppava inimese mass ning algkiirus, mille ta hüppega saab. Paremal poolel on jõud, mida inimene hüppamiseks rakendab ja aeg, mille jooksul jõud mõjub. Selleks, et võrrandi vasakul pool oleks kiirus võimalikult suur, millised peaksid olema suurused võrrandi paremal poolel? Selleks, et kahe arvu korrutis oleks võimalikult suur, peavad mõlemad korrutatavad olema hästi suured. Niisiis õige on vastuse variant number 4. Sirgetelt jalgadelt hüpata proovides jääb nõrgaks jõud, sest me ei rakenda oma reielihaseid ega puusi ning lühikeseks jääb ka jõu mõjumise aeg. Kõige pikemalt mõjub jõud üles hüpates siis, kui laseme end võimalikult sügavasse kükki. Aga nii ei suuda me rakendada maksimaalset jõudu. Proovige ise järele. Võttes turjale raskus, on väga palju lihtsam tõusta üles poolkükist kui täiskükist. Seega tuleb teha kompromiss ning kõverdada põlvi mõõdukalt. Jõu mõjumise aeg küll veidi lüheneb, aga rakendatav jõud on märksa suurem. Lisaks heale tehnikale mänguelementides pannakse rõhku ka varustusele. Milline osa mänguvormist on kõige olulisem? Kõige olulisem on korvpallitoss. Mille poolest on just õiged jalatsid kõige olulisemad? Miks ei võiks korvpalli mängida näiteks jooksutossudega? Annab jalale stabiilsuse ja ka haarduvuse, et tavaline jooksutoss seda kahjuks ei paku. Miks on korvpallijalatsid just sellised, nagu nad on? Mida on silmas peetud korvpallijalatsi valmistamisel? Hõõrdejõud on keha liikumist takistav jõud, mis tekib kahe pinna omavahelise kokkupuute tõttu. Mõned pinnad libisevad teineteise suhtes ühtemoodi ja mõned teistmoodi. Seda iseloomustab hõõrdetegur. Korvpallitossud on disainitud just selliselt, et jalatsid alla ja korvpallisaali puitpõranda vahel oleks võimalikult suur hõõrdejõud. Seega on jalatsid alt selline, et just korvpallisaali põranda ja tossutalla vahel oleks võimalikult suur hõõrdetegur. Aga miks on vaja, et jalgade ja põranda vahel on suur hõõrdejõud? Kas see mitte ei pidanud liikumist takistama? Aga tegelikult seda me ju soovimegi. Kuna korvpallis tuleb pidevalt kiiresti suunda muuta, siis ongi vaja, et jalatsid ei libiseks, et nende liikumine põranda suhtes oleks võimalikult hästi takistatud. Mis on veel korvpallijalatsite juures teisiti kui muude jalanõude? Korvpallitossud on palju kõrgemad kui muud jalatsid, kas pole? Miks nii? Korvpallis on väga palju kiireid starte, seismajäämisi ja suunamuutusi. Kas mäletate veel seost impulsi, jõu ja aja vahel? Kui võrdluse mõlemad pooled läbi jagada ajaga t, siis saame tuntud seaduse, mida nimetatakse ka Newtoni teiseks seaduseks. See kehtib, sest kiirus v jagatud ajaga t ongi kiirendus a. Mida see meile ütleb? Seda, et kiirendus on võrdeline jõuga. Kui mängija peab kiiresti suunda muutma või seisma jääma, siis muutub tema kiirus väga ruttu ja see tähendabki suurt kiirendust. See omakorda tähendab, et mängijale avaldub suur jõud. Millisele kehaosale see jõud mõjub? Tema keha liigub inertsi tõttu endises suunas, kuid jalgadega üritab ta seisma jääda või suunda muuta ning kui tossud hõõrduvad põrandaga hästi, siis jäävad jalad palju paremini paigale kui keha. See tähendab, et mängija pahkluudele avaldub suur jõud. Seetõttu on korvpallitossud piisavalt kõrged, et oleks võimalik tossude abil pahkluud stabiliseerida ja neile tuge pakkuda. Niisiis kasutatakse mehaanikateadmisi tegelikult korvpallis kogu aeg. Kas siis teadlikult või mitteteadlikult. Iga vise ja sööt, iga kate ja õigeaegne liikumine, kõik on selgitatavad mehaanikaseadustega.
6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.